Tere tulemast kuulama Uudishimu laborit. Tegemist on Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse ehk Labrise kokku pandud podcastiga. Tänase saate teema on mineraalõli süsivesinikud. Need on ained, mis satuvad meie toidu sisse, peamiselt selle töötlemise käigus või pakenditest. Täna uurimegi lähemalt, mis need mineraalõli süsivesinikud täpsemalt on, kui ohtlikud need võivad olla ning kuidas neid vältida saaks. Lisaks heidame pilgu Labrise koostatud saadavushinnangule, mis annab aimu, kui palju puutuvad Eesti inimesed nende ainetega kokku igapäevast toitu tarbides. Teemast annab meile ülevaate Labrise riskihindamise osakonna peaspetsialist Kaupo Teesalu. Head kuulamist! Tere, Kaupo! Tere! Räägi meile siis kõigepealt, et mis need mineraalõli süsivesinikud üldse on? Need on siis sellised orgaanilised ühendid, õigemini nende ühendite selline rühm, mis pärinevad toornaftast maa seest ja mis siis lõpuks puhastamise käigus jõuavad õlidesse, sellesse nii-öelda raskemasse osasse nendest toornafta toodetest. Ja seal on väga palju erinevaid ühendeid, aga nad kõik koosnevad nagu süsiniku ahelast. Ja erinevaid ühendeid keemiliselt võib seal olla kuni 100 000, nii et väga rikas kooslus. Ja nende nii-öelda molekulides või ühendites olev süsinike arv on enamasti 10 ja 50 vahel. Ja neid ühendeid jagatakse oma keemilise struktuuri alusel kahte rühma. Esimene rühm on mineraalõlide küllastunud süsivesinikud, edaspidi lihtsalt siis kasutamegi mõistet, et küllastunud süsivesinikud. Ja siis aromaatsed süsivesinikud. Küllastunud süsivesinikud on siis sellised nii-öelda keemiliselt inertsemad ja nad võivad olla siis nii-öelda lineaarse ahelaga või külgahelatega ahelaga või siis ka tsüklilised. See peamine nii-öelda keemiline nimetus nendele ühenditele on alkaanid. Nüüd siis see teine rühm, need aromaatsed süsivesinikud, need sisaldavad benseenituuma ja see teebki selle aromaatseks. Ja need on ühendid, mis on keemiliselt oluliselt aktiivsemad. Selliseid benseenituumasid võib nendes ühendites olla 1 kuni seal võib-olla 5, 6, 7, võib-olla ka enamani. Aga millist ohtu need mineraalõli süsivesinikud inimesele endast kujutavad? See nüüd on selline küsimus, mis vajab natukene nagu sissejuhatust. Et enne kui ma hakkan rääkima sellest, et millist ohtu nad kujutavad, ma räägiksin sellest, et kuidas nagu toiduohutuse valdkonnas üleüldse hinnatakse erinevate ainete või ainerühmade ohtlikkust tervisele. Nimelt lugu on selles, et sageli ei ole andmed või ei saa hästi uurida ainete ohtlikkust inimesele otse. Mõnikord saab seda teha küll, aga ei saa teha sellist katset, et kui me teame, et mingi aine on potentsiaalselt ohtlik, et me teeme siis sellise eksperimentaalse katse, nii nagu loomadega, teeme kontrollgrupi ja uuritavate grupi ja anname neile siis seda ainet erinevates kogustes mingisuguse aja jooksul. See on iseloomulik nagu kliinilistele uuringutele ja kliinilisi uuringuid tehakse ravimitega, millel peaks olema mingisugune kasulik mõju. Küll saab inimesi uurida niimoodi, et need inimesed puutuvad need ainetega nii või teisiti kokku, need ei saa vältida ja need samad mineraalõlid on ka tegelikult sellised, et need päris vältida ei saa. Aga siis tuleb nagu neid inimesi uurida teistmoodi, siis me nagu jälgime neid pikema aja jooksul ja meil peab olema võimalik määrata siis nii-öelda või saada andmeid nende mineraalõlide tarbimise kohta. Või siis meil on mingisugune nii-öelda vereproovist mingisugune siis selline marker, mida me saame siduda selle aine tarbimisega. Ja siis saame jälgida, et kas nendel inimestel näiteks pikema aja jooksul tekivad mingid haigused. See oleks nagu ideaalne uurimisvorm, aga sellised uuringud on väga kallid ja neid sageli ei ole kõikide ainete kohta. Ehk siis need teadmised ainete ohtlikkuse kohta tulevad enamasti loomkatsetes. Ja loomkatsetes siis selgitatakse välja, et milline siis see tervise mõju võiks olla, ehk siis millele ta mõjub, kas ta mõjub
näiteks kasvajad tekitavad, kas ta mõjub närvisüsteemile, kas ta mõjub veel millegile, paljunemisele. Ja uuritakse välja siis, milline on kõige tundlikum tervisemõju. Ehk siis, et milline tervisemõju tekib nagu kõige väiksema selle aine kogusega, seda tarbides. Ja leitakse ka siis selline mõjupunkt, ehk siis vähim aine kogus, mis omab kahjulikku tervisemõju. Nii et me saame siis loomade nagu sellise teadmise, et mis on see tervisemõju, mis on see aine hulk, mis seda mõju juba hakkab tekitama, ja siis me peame selle kuidagi kandma üle inimesele. Et siis nagu luuakse siis selline nii-öelda turvatsoon, ehk siis nagu eeldatakse, et see aine mõjub inimesel rohkem, ja võetakse arvesse ka, et inimesed on erineva tundlikkusega, ja sätitakse see mõjupunkt või see väärtus, mida nimetatakse tervisepõhiseks suunisväärtuseks just nende kõige tundlikumate inimeste järgi. Ehk siis, kui inimene siis seda ainet pika aja jooksul keskmiselt tarbib, siis see võib mõjutada tema tervist. Aga see on siis selline konservatiivne hinnang. Konservatiivne tähendab, et me arvame, et see mõju on pigem suurem kui väiksem, kui me ei tea täpselt, kuidas ta mõjub. Ja alati sellised hinnangud on siis populatsioonipõhised, et me ei saa ühelegi inimesele öelda, et kui sina nüüd seda ainet, esiteks me ei teagi, palju ta seda ainet tarbib, ja me ei saa ka öelda, et kui ta tarbib seda sellest suunisväärtusest rohkem, et ta siis tingimata nüüd saab kahjustatud. Et see nüüd oli selline väga pikk sissejuhatus. Et ma nüüd räägiksin siis nendest ainetest, ehk siis need küllastunud mineraalõlid. Need, mis on siis nagu vähem aktiivsed ühendid, ja nendel ongi siis selline omadus, et nad organismis neid kiiresti ei lagundata ja nad kogunevad kudedesse, nii loomadel kui inimesel. Inimesel on ka seda leitud pärast surma inimese kudesid uurides või ka siis, kui on tehtud mingisuguseid uuringuid, kus on võetud inimesed koeproove. Aga loomkatsete põhjal on leitud, et kogunevad need ained, eriti maksas, põrnas, rasvkoes, ka lümfisõlmedes, aga ei ole leitud sellist olulist kliinilist tähendust. Aga see, et me ei tea, et oleks mingisugust kliinilist mõju, ei tähenda seda, et seda kliinilist mõju ei pruugi olla. Ehk siis nagu selline pikaajaline mõju vajab täiendavat uurimist. Nüüd need aktiivsemad ühendid, ehk siis need aromaatsed süsivesinikud, et nendel on leitud nüüd küll loomkatsetes, sellistes nii-öelda katseklaasi uuringutes, et nendel on genotoksiline ja kantserogeenne mõju. Ehk nad võivad kahjustada nii-öelda pärilikkusainet, nad võivad seekaudu põhjustada ka kasvajate teket. Seda ei ole nüüd leitud otse uuringutel inimestel, aga seda on leitud siis nagu erinevatel katseorganismidel. Sellepärast öeldaksegi, et need ained on potentsiaalselt inimesele nii-öelda kahjulikud, ehk nad võivad potentsiaalselt tekitada kasvajaid. Need on nüüd siis need võimalikud tervisemõjud ja need on need kõige tundlikumad. Et on leitud, et nendel aromaatsetel ühenditel on ka muid mõjusid, aga kõige olulisem, kõige tundlikum mõju on just see võimalik kasvaja tekitamine. Kuidas inimene üldsegi mineraalõli süsivesinikega kokku võib puutuda? Kõige enam ikka inimene sööb sisse neid toiduga. Ja toidu sisse satuvad need mineraalõlidest pärit süsivesinikud või need mineraalõlid ise, ütleme niimoodi, sest need mineraalõlid koosnevadki nendest süsivesinikest. Siis kogu toidu valmistamise protsessi vältel, alates toidu kasvatamisest põllul, selle transpordist, töötlemisest, nii-öelda valmistamisest kuni selle pakendamiseni. Ja eelkõige on siis mineraalidega saastumine toimub siis kokkupuutel erinevates seadmetega. Ehk seadmed, mis töötavad põldudel, seadmed, mis koristavad vilja või muid toidutaimi. Ja muidugi ka seadmed, mida kasutatakse toidu valmistamisel. Et neid on ju tänapäeval päris palju, et ainult kätega tehakse väga vähe asju. Ja see on siis nagu selline koht, kus mineraalõlid võivad sattuda toidu sisse. Muidugi võib ka keskkonnas juba olla ka masinatest või mingitest mootori heitgaasidest tulenevaid saastet, mis juba taimedesse jõuab. Aga põhiline on siiski seadmetest pärinev mineraalõli. Üks asi on veel, need on pakendid. Et pakenditega on selline lugu, et
kui kasutatakse toidu pakendamist taaskasutatud paberist materjali, siis need võivad sisaldada trükivärvijääke ja trükivärv sisaldab mineraalõli süsivesinikke. Ehk seda on ka näidatud, et sellistest pakenditest võib, mitte küll suurel määral, aga siiski neid süsivesinikke toitu migreeruda ehk minna siis sinna toidu sisse. Nüüd mitte toidukaudsetest ainetest on siis veel kosmeetikatooted, et mingid sellised huulemäärded või asjad, et neid võivad sisaldada mineraalõlisid ja satuvad ka organismi või siis ka ravimitest ja teatud mineraalõlid võivad olla ka toidu lisaained, et neid lisataksegi toidule mingitel põhjustel. Aga need mineraalõlid on nüüd täiendavalt puhastatud, neid nimetatakse ka valgeteks mineraalõlideks ja seal on viidud siis nende aromaatsete süsivesinike sisaldus väga madalaks. Ehk nad ei peaks olema kahjulikud potentsiaalselt. Aga nüüd läbi naha, et kui ma näiteks olen selline remondihuviline ja mul on käed kogu õlised, et kas sealt ka tuleb, siis nad ikkagi väga läbi naha ei tule. Et nad on ikkagi sellised suuremad molekulid ja jäävad ikkagi sinna naha pinnale. Labris on teinud saadavushinnangu mineraalõli süsivesinike kohta Eestis, et miks selline hindamine üldse oli vajalik? Jah, et kuna siis selline võimalik mõju, et tekitada vähkkasvajaid, siis see on ikkagi tõsine tervisemõju. Euroopa Toiduohutusamet, kes siis tegeleb toidu saasteainete riski hindamisega Euroopa Liidu tasandil, viis läbi siis sellise riskihinnangu, mis siis avaldati 2023. aastal. Ja seal siis toodi välja, et aromaatsete süsivesinike neil on võimalik terviserisk arvestatavale osale populatsioonist, sealhulgas väikelastele. Saadavushinnang koostatakse siis selle uuritava aine sisalduste andmete põhjal, ehk siis milline on tema sisaldus erinevates toitudes ja teiselt poolt rahvastiku toitumisandmete põhjal, et milliseid toite inimesed söövad. Selle tulemusena leitakse siis keskmine saadud aine kogus ööpäevas inimese kohta. Täpsemalt isegi inimese kehakaalu kilogrammi kohta. Ja seda arvväärtust siis nimetatakse saadavuseks. Ja see arvväärtus on võimalik välja arvutada iga uuringus osalenud inimese kohta, aga kuna neid inimesi on palju, siis saab seda nii-öelda laiendada erinevate vanusegruppide, erinevate tarbimisgruppide kohta, ehk saadakse nagu justkui rahvastiku kohta mingisugune hinnang, saadavushinnang. Et Eesti puhul oli siis meil küll teada, mida inimesed, mis toitusid söövad, aga meil ei olnud hästi teada, kuidas siis nagu meie toitudes, poes müüdavates toitudes, toodetes, et milline on siis see mineraalõlide süsivesinike sisaldus. Ja sealt tuligi see küsimus, ja see küsimus tuli meile Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist, et leida andmeid Eestis olevate toodete mineraalõlide sisalduse kohta ja siis ka meie inimeste saadavuse kohta, et palju nad siis seda ainet saavad. Kuidas see saadavuse hindamise protsess üldse välja nägi, mida ja kuidas te uurisite? Et me alustasime siis proovide võtmisest, ehk siis võtsime siis nagu erinevatest toidugruppidest erinevaid tooteid, just selliseid, millel oleks sellist nagu suuremat tarbimist ja mis oleks siis nagu kas siis Eestis toodetud või lähiriikides ja tähelepanu oli ka väikelaste toitudel. Ja selliseid proove võtsime meie toidupoest 94 ja lasime seal määrata mineraalõlide küllastunud ja aromaatsete süsivesinike sisalduse. Ja neile siis lisandus veel Põllumajandus- ja Toiduameti ametliku kontrolli käigus saadud analüüsi tulemused 17 proovist. Need kokku meil olid siis tulemused 111 proovist. Me saime need sisalduse andmed ja siis me nagu esimese asjana võrdlesime neid Euroopa sisalduse andmetega. Neid oli muidugi väga palju. Et neid oli üle 4800 oli selliseid analüüsi tulemusi. Et lihtsalt nagu võrrelda toidugruppide kaupa, et kuidas siis nagu meie nagu välja paistame. Ja siis järgmisena me
siis sidusime need sisaldusandmed, me tegelikult liitsime nii-öelda need Euroopa sisaldusandmed meie sisaldusandmetega, nii et need tegelikult olid suures osas ikkagi Euroopa andmed. Et miks me seda tegime, miks me ei teinud ainult meie andmete põhjal, sellepärast, et meie andmed ei katnud päris nagu kõiki toidugruppe ja neid oli küllaltki vähe. Et saada ikkagi võimalikult suurt katvust, et kust on võimalik toitusid saada ja üldiselt need Euroopa Liidus ikkagi need teatud tooted ja toodete grupid on sarnased, mida süüakse. Ja selle me siis sidusime meie toitumisuuringu andmetega, need olid siis aastast 2014, seal uuriti üle 4600 inimese ja siis tulemusena arvutasime siis küllastunud ja aromaatsete ühendite saadavused vanuserühmades. Ja millised siis need uuringu tulemused olid? Et sellise positiivse uudisena võib öelda, et kui me nüüd võrdlesime meie toodetes või meie võetud proovides toitudes neid mineraalõlide süsivesinike sisaldusi Euroopa selle suure andmestikuga, niimoodi toidugruppide kaupa, siis enamuses toidugruppides olid Eesti toodete mineraalõlide sisaldused madalamad ja ka just väikealaste toitudes, mis tegi meile head meelt. Aga ütleme, oli ka toidugruppe, kus olid mineraalõlide sisaldused kõrgemad ja nad olid kõrgemad nii Euroopa proovides kui ka meie proovides. Kõige kõrgemad mineraalõlide süsivesinike sisaldused olid oliivijääkõlides. Et need on siis nagu sellised õlid, kui oliividest on õli välja enamuses üle 90%, kas siis külmpressimisel või nii-öelda muul viisil välja eraldatud siis pressimisjääk. Et siis sellest veel nii-öelda seda õli kätte saada, siis seda nagu töödeldakse kõrgemal temperatuuril ja tugevamate keemiliste vahenditega, siis nende sisaldus oli keskmiselt 10 korda kõrgem kui muudes toiduõlides. Aga just nende aromaatsete süsivesinike sisaldusi leidsime ka teistes toodetes, aga oluliselt väiksemas kontsentratsioonis. Võib ka seda öelda, et nende aromaatsete süsivesinike sisaldus enamuses toitudes jääb allapoole määramispiiri. Ehk nii-öelda analüütiliselt ei ole võimalik seda kogust seal määrata, kuna lihtsalt selle nii-öelda meetodi tundlikkus ei ole nii suur. Mis tähendab seda, et kui seda on, siis teda on väga vähe. Kui me nüüd vaatame toidugrupiti, et kui palju millistest toitudest siis inimesed nagu mineraalõlide süsivesinikke saavad, siis meie andmete põhjal olid näiteks või, kuivatatud pastatooted, riis, hommikusöögihelbed ja taimeõlid. Selle või juures ma kohe teen sellise märkuse, et me kasutasime kõiki tulemusi kõikide toidugruppide kohta, kui need oli isegi väga vähe. Ja võiproove oli nagu mingil põhjusel väga vähe, et meie uurisime 2 võiproovi ja Euroopast tuli ainult 1 võiproov. Ja see Euroopa proov oli kõrge sisaldusega ja meie omad ei olnud. Nii et see vajaks kindlasti edasi uurimist, see lihtsalt on liiga väike proovide arv, et teha nagu kaugemale ulatuvaid järeldusi. Aga see oli lihtsalt meie tulemus, aga seda on oluline teada, et kuidas see tulemus tekkis. Ja see, et on näiteks nagu pastatooted ja riis, hommikusöögihelbed, et need on nagu tooted, mis sisaldavad neid ained päris vähe enamasti, aga kui nad lihtsalt nagu süüakse suuremas koguses, siis kokkuvõttes võib see saadavus neist toitudest olla suurem. Ja suhteliselt kõrgem süsivesinike saadavus oli väikelastel kuni 9 aasta vanuseni, või ütleme väikelastel ja lastel kuni 9 aasta vanuseni ja langes vanuse tõustes. Aga see on enamuse ainete puhul väga tavaline, et lastel on see saadavus kõrgem, sellepärast et laste füsioloogia on lihtsalt teistsugune. Nad söövadki rohkem kasvamisperioodil oma kehakaalu kohta toitu. Nii et see ei ole nagu midagi tavapäratut, et see on küllaltki iseloomulik. Et see on siis selline nii-öelda põhiline tulemus saadavuse kohta. Muidugi, et nüüd tekib see küsimus, et aga kuidas siis nagu on, et kas nüüd on siis Eestis sellega nagu kuidagi halvasti või ei ole või et kas see on nagu terviseoht või ei ole. Et kui me nüüd võrdleme nende suunisväärtustega, seda nii-öelda palju meie siin saame, neid süsivesinikke, siis rääkides nüüd nendest
küllastunud süsivesinikest, siis nemad jäävad oluliselt allapoole, ehk siis need saadavused jäävad oluliselt allapoole neid suunisväärtusi. Ehk siis need terviseriskid on, ütleme siis niimoodi, vähetõenäolised. Rääkides nüüd nendest aromaatsetest süsivesinikest, siis nendega on niimoodi, et nende saadavused on ikkagi osadel tarbijatel ületavad siis seda suunisväärtust. Ehk siis, et teatavad terviseriskid on võimalikud. Aga nagu ma varasemalt rääkisin, siis sellised suunisväärtused on tehtud nii-öelda konservatiivse lähenemisega. Ehk siis eeldatakse, et kui meie andmed on, meie teadmised on puudulikud, siis me nii-öelda usume, või arvestame kõige halvema võimaliku stsenaariumiga. Nii et seda peab nagu silmas pidama nende tulemuste tõlgendamisel. Aga see, et need ained võivad omada kahjulikku mõju, et see siiski sunnib teadlikkusele ja tegelikult see on ka nagu sisend Euroopa ja meie seadusandjatele, et seada teatavates tootegruppides siis nii-öelda piirnormid ja piirväärtused neile ainetele. Ja Euroopa Komisjonis on see tõsiselt laual ja võimalik, et sellel aastal juba tulevad mingisugused piirnormid erinevates toidugruppides, kaasa arvatud nendes oliivijääkõlides. Kui me nüüd selle teema kokku võtame, siis mida saame meie tarbijatena teha, et neid mineraalõli süsivesinikke vähem tarbida? Toidugruppide kaupa on võimalik mõnel juhul nagu rohkem teha oma valikutega, mõnel juhul võib-olla nagu vähem. Aga näiteks oluline allikas on toiduõlid, siis kuna nii teistest õlidest niivõrd nagu palju rohkem sisaldavad neid mineraalõlide süsivesinikke, just need oliivijääkõlid, siis mina neid nagu ei kasutaks, kui mul on võimalik valida midagi muud. Ehk siis need praadimiseks kasutada pigem teisi õlisid, ehk siis meie siin rapsi- ja päevalilleõlisid, mis olid ka meie uuringus ja kus olid sisaldused minimaalsed. Oliivijääkõlid ei ole nüüd need head oliiviõlid, ehk siis nagu need külmpressitud ja rafineeritud oliiviõlid, mida ju tegelikult vägagi soovitatakse ja mis on tervislikud, kuna seal nad sisaldavad kasulikke rasvhappeid. Aga jah, see on üks selline konkreetne näide. Aga nüüd üldiselt vaadates, siis kõik toidud, mis on nagu rohkem töödeldud, see tähendab seda, et neil on nagu rohkem olnud võimalusi kokkupuudeteks seadmetega. Et võivad nagu rohkem sisaldada mineraalõlisid. See on selline tõenäosuslik. Näiteks, näitena, et näiteks mingisugused hommikusöögi krõbuskid, kus on seal midagi väga peeneks jahvatatud ja siis uuesti kokku pressitud millekski. Et selle asemel näiteks eelistada naturaalset müslit. Ja kui tegelikult järgida tervisliku toitumise põhimõtteid, siis on juba tehtud paremad valikud ka mineraalõlidega kokkupuute vähendamiseks. Sest mineraalõlisid on väga vähe puuviljades, juurviljades, et see oleks selline soovitus ja võimalus sellist kokkupuudet vähendada. Aitäh sulle, Kaupo, et sa meile seda mineraalõli süsivesinike teemat nii huvitavalt tutvustasid. Mina sain ka siit huvitavaid teadmisi ja kindlasti ka toitumise osas häid nippe kaasa. Ja aitäh ka sulle, kes sa Uudishimu laborit kuulasid. Loodan, et said samuti tänase teemaga seoses nii mõndagi uut teada. Ja selleks, et ka meie järgmised podcastid ja muu põnev info sinuni jõuaks, märgi kindlasti meeldivaks Labrise Facebooki ja LinkedIni leht ning jälgi meid ka YouTube'i ja Spotify kanalite vahendusel. Kuulmiseni! Aitäh!